Tere ka minu poolt. Mina olen Hanna-Liis Kont, olen projekti Kunstlab lähedast juht ja mul on suur rõõm teid kõiki siin näha. See on tõesti päris elevust tekitav päev, sest meie oleme seda projekti meeskonnaga oodanud pikka aega ja unistanud ja plaaninud ja nüüd see on käes. See kool on meie jaoks tõesti üks väga eriline koht. Me oleme saanud siin tohutult uusi teadmisi, inspiratsiooni ja ideid ja meile tundus, et see on just see kõige õigem koht, kus tegelikult seda, mis meie pähe on mitme aasta jooksul seda projekti tehes kogunenud, jagada ja ühtlasi siis teilt jälle omakorda uusi mõtteid, tagasisidet ja ideid saada. Minul on rõõm rääkida täna paarist konkreetsest näitest, mis on siis selle projekti teel konkreetselt sündinud, eriti siis kunstnike ja laste koostöös. Aga ma kõigepealt räägin natukene sellest projektist laiemalt. See projekt, me nimetame seda kunstihariduse projektiks, aga ta on võib-olla tegelikult veel palju muud, aga see on selline hea võib-olla kokkuvõttev fraas, et see tegeleb tõesti kunstiga ja tegeleb ka haridusega, tegeleb sellisel moel, et me mõtiskleme siis selle üle, kuidas saaks kunst olla meie kõigi jaoks, aga eriti siis laste jaoks nende elus tähenduslikum ja kuidas jõuaksid lapsed rohkem kunsti juurde. See projekti idee sai alguse juba aastal 2018, kui mina töötasin Tartu Kunstimuuseumis ja me arutasime oma kolleegidega, et me tahaksime väga, et rohkem lastega peresid tuleksid muuseumisse. Ja teine asi, millest me väga puudust tundsime ja kuidagi me tahtsime seda toetada, on, et õpetajad, kes käivad oma klassidega, oma õpilastega muuseumis, et nad julgeksid tulla rohkem ka kaasaegse kunstinäitustele. Et tundus, et väga hoogsalt käiakse, väga hea meelega käiakse vanema kunstinäitustel, programmidel, aga kaasaegse kunstinäituste programmid kuidagi jäid alati natukene vaiksemaks. Ja me mõtisklesime, mida me saame teha, et ka seda rohkem siis kõigi teieni ja lasteni viia. Ja minu enda teekonnal oli võib-olla oluline moment ka see, et ma alustasin doktorantuuri õpinguid siis Eesti Kunstiakadeemias ja mind huvitas just väga see, kuidas kunstiprojektid saavad toetada konkreetsete kogukonnagruppide heaolu, eriti sotsiaalset heaolu. Ja see laste heaolu peale mõtlemine klappis nende tööalaste väljakutsetega päris tugevalt kokku. Nii et siis kerime natuke ajas edasi, aastal 2021 algas see projekt, me saime Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi ja me alustasime siis kõigepealt sellega, et panime kokku võrgustiku partnerklassidest ja hakkasime otsima ka neid peresid, lastega peresid, kes saaksid olla meile ekspertideks, kes tegelikult oskavad meile öelda kõige paremini, mida nemad vajavad ja kuidas me saame olla neile paremad partnerid. Me viisime läbi päris palju erinevaid tegevusi siis aastast 2021 kuni tänaseni ja üks osa sellest, mida me tegime, et me kutsusime kaasa endaga siis kunstnikud ja me viisime kunstnikud kokku kohalike lastega. Kunstnikud, kellel oli kas juba olemas kogemus lastega töötamisest või huvi seda teha ja uudishimu, kuidas nende looming võiks rohkem selle grupini jõuda. Ja need kunstnikud on siis nii Eestist kui üle maailma, keda me kaasasime ja kellega koos me hakkasime siis uute teoste loomise protsessi selliste teekonda käima. Siin pildi peal on ühe töötoa moment tabatud paari aasta tagusest ajast, kui kunstnikud Simon ja Tom Bloor Inglismaalt tulid siia ja uurisid koos Château tantsukooli lastega, mida nemad linnaruumis vajavad, milliseid kohti nemad tahaksid, mis oleksid nende jaoks mõeldud, kus neil oleks hea avalikus ruumis olla, kus nad ei pea ilmtingimata maksma midagi, see ei pea olema pood või kohvik ja selle tulemusena valmis Tartu kesklinna selline koht nimega Istla. Aga neid teekondi on olnud siin mitmeid ja teine pool kunstiteoste arendamise kõrval on olnud koostöö õpetajatega ja koostöö klassidega haridusloome poolt. Et meie võrratud partnerklasside klassijuhatajad on olnud meie jaoks tohutu tugivõrgustik ja me oleme korraldanud siis ka õpetajatele õpipäevasid, kus me oleme ühelt poolt
jaganud oma ideid ja katsetanud erinevaid muuseumitunde, erinevaid haridusmaterjale, aga tegelikult ennekõike koos õpetajatega neid leiutanud, neid arendanud, selleks, et me saaksime lõpuks siis midagi laiemale avalikkusele pakkuda. Ja tänase päeva jooksul te tegelikult kuulete mitmest sellisest näitest, näiteks Sireli Uusmaa ja Jane Meresmaa-Roos räägivad siis konkreetselt, nemad on projekti hariduskuratorid, mõnest näitest ka lähemalt. Aga mina lähen siis praegu ühe konkreetse kunstiteose arenduse juurde, mis on mulle väga südamesse läinud selle teekonna jooksul. See on olnud siis helirännaku arendamine koos kunstnikega Lunda Allen Seitl, kes istuvad ka siin meiega koos ja ka täna vähemalt osadega teist teevad ka töötuba ning osalevad vestluses. Seda helirännaku kirjeldamine on üks paras väljakutse, aga ma proovin ja siis saame võib-olla vestluses veel täita neid lünki, mis jäävad hetkel täitmata. Tegemist on siis kahekesi jalutamisega, ütleme nii, käest kinni, mille juurde käib heli, mis tuleb kõrvaklappidest. Selles helis on nii juhised liikumiseks kui ka muud ruumilised ja heliefektid ja see heli viib tegelikult rännakule, viib muuseumist, läbi seina, metsa, jõe äärde ja lõpuks tagasi muuseumisse. Nii et see tegeleb väga palju fantaasiaga, see tegeleb väga palju ka usaldusega, selle kahe inimese vahel, kes koos kõnnivad. Siin on oluline element nendel prillidel, mida te näete. Need prillid ei ole sellised virtuaalreaalsusprillid, et seal hakkaks video jooksma, vaid nad võimaldavad näha ainult valgust ja varju. Ja see tähendab seda, et see paariline, kellel on prillid ees, tegelikult peab andma ennast oma teise paarilise usaldusse, kes teda siis juhib läbi ruumi. See töö on ühelt poolt päris korralik väljakutse, aga teiselt poolt võrratu võimalus oma paarilisega usaldust luua ja saada kogemus, mis väga kiiresti jää sulatab ja tekitab tunde, et keegi hoolitseb minu eest ja tegelikult aitab mul seda teost kogeda. Ma tahan rääkida ja jagada teiega ühte väga konkreetset näidet. Me arendasime seda teost siis kohalike peredega, lastega peredega, sest me teadsime, et see on suur väljakutse, et heli, nägemine võetakse ära, liikumine, nii paljud meeled on sellesse kaasatud ja see võib olla hirmutav lastele. Ja me tahtsime teada, et mida me saaksime teha, et seda hirmu saaks koos ületada, kui see tekib ja et see kogemus oleks lõpuks kõigile osapooltele võimalikult heas mõttes tähenduslik ja mõjus. 2 aastat tagasi, kui kunstnikud siin olid ja me Tartu Kunstimuuseumis esimest korda siis niimoodi füüsiliselt testisime seda rännakut kohalike peredega, juhtus üks seik. Me mõtlesime muidu, et me keskendume 6–10-aastastele lastele, aga pered on ju, ei vasta meie standarditele selles mõttes, eks ju, et me seame mingi piiri ja nüüd kõik lapsed on 6–10-aastased. Pered on igasugused ja see on võrratu. Ja meile tulid pered, kus on väiksemad lapsed, suuremad lapsed. Me saime kohe aru, et me peame olema hästi paindlikud. Ja tuli üks väga tore laps nimega Saima, kes oli sellel hetkel 5 ja küsis lapsevanem, et kas võib tulla. Saima ka loomulikult võib. Ja Saimal tekkis alguses, kui me hakkasime proovima, et kas paneme klapid pähe ja prillid ette, tekkis hirm. Ja meil oli päris suur väljakutse, et kuidas teda siis nüüd kõige paremini toetada. Õnneks olid minu kõrval mitmed kolleegid ja me saime koos väga palju häid mõtteid kohe, et kuidas tekitada temale turvatunnet. Ja me tegelikult selle protsessi käigus ka väga palju õppisime. Aga kui see rännaku protsess oli läbi ja Saima oli otsustanud, et ta vaatab kõrvalt, et ta vaatab, kuidas tema ema ja vend rändavad, siis ma panin kirja vaatlusmärkmetesse nii. Me siis hakkasime peegeldama, et mis siis toimus, me küsisime nende kogemuse kohta. Ja kirjutasin selle kohta. Peegelduse ajal, kui Signe ja Theodor meenutasid, kuhu nad sattusid ja mida kogesid, tekkis Saimal aina suurem huvi ka teosest osa saada. Aga ta ei julgenud endiselt klappe pähe panna. Tal hakkas nutt peale tulema, kuna kartis, et jäi võimalusest ilma teost kogeda. Otsustasin minna temaga uuesti jalutama, prillid ees, ilma klappideta, ja talle seda lugu lühiversioonis ise kõrva sosistada. Teised said edasi arutada ja meie jalutasime vaikselt ringi.
Juhtisin ta läbi seina, metsarada mööda, Must- ja Purskkaevu juurde, kus vaatasime peegeldust ja ka mujale. Peegelduse juures oli Saima väga elevil ja hakkas rääkima, et näeb seal karu ja mutti. Pärast tundus Saima olevat palju paremas tujus ja hakkas rõõmsalt ning aktiivselt kõigile selgitama, millise maailma tema looks, kui saaks läbi seina minnes oma maailma välja mõelda. Ta satuks läbi Purskkaevu veealusesse maailma, kus näeks loomi, kes kõnnivad kahel jalal, nagu inimesed. Seal oleks suur mets, linnamets. Seeni seal ei oleks. See ei oleks murune, vaid kivine. Ja seal oleks spa, kino ja muud. See oli minu jaoks üks nendest ahaa-elamustest, kus mulle tundus, et ma saan aru, millega me tegeleme. Mul tekib mingisugune tunnetus sellest, et ma sain aru, et me peamegi olema paindlikud ja tegelikult iga inimesega, kellega me kohtume, proovima leida selle tee, kuidas tema saab sellest teosest osa. Ja et siin ei ole ühte õiget või vale viisi, vaid et tegelikult on lihtsalt meievaheline suhtlus ja see, kuidas me saame toetada teineteist, et see kunstikogemus saaks tekkida iga kord kordumatuna, iga kord unikaalsena. Ja teine asi, mida ma sellest õppisin, oli see, et mul on tegelikult, isegi kui ma tunnen, et ma ekslen, ma ei tea, mida teha, et mul on võimalik ulatada käsi ja pakkuda mingisugust lahendust, mis tegelikult selle lapse jaoks avardab kogu maailma, et see on tohutu eduelamuse tunne ja ma tahtsin seda jagada. Ja ma arvan, et see teos pakub seda väga paljudele inimestele, et ei pea olema selleks kuraator ega kunstnik ega kuidagipidi kunstivalla professionaal, et läbi sellise teose tegelikult kellelegi teisele sellist täiesti kustumatut elamust pakkuda ja Saimaga meie koostöö jätkub tänase päevani, nii et see on olnud selline väga tore meie omavahelise suhte algus. Siin pildi peal on 2 last, kes on meid samuti väga palju aidanud, Džink ja Arja, kes sellel kevadel aitasid teost arendada. Nii, ja siin on 2 väga erilist inimest, kes on andnud sellele teosele eestikeelse hääle. Olivia on üks meie teejuhtidest, kes Tartu Kunstimuuseumis avatud näitusel Viltusemaja saladused, mis siis tänasest on nüüd kõigile publikule avatud, on siis üks teejuhtidest, kes jagab oma kommentaare seal olevate teoste kohta ja see helirännak on samuti sellel näitusel, nii et Tartu Kunstimuuseumis saab seda lõplikku versiooni kogeda kuni veebruari alguseni. Ja Kadri on siis teine, kes on sellele hääle andnud. Nii et mõned lapsed on saanud läbi selle projektiga selliseid kogemusi, et olla päris professionaalses rollis kunstnikuna, teoseloojana. Ja selle teose juurde käivad ka füüsilised objektid, et üks osa, millest me alustasime, on helirännak, aga seal ruumis, kui te lähete muuseumisse, on tegelikult ka objektid ja üks nendest on selline kuulav kaev, et kui sa oled selle rännaku läbinud, siis sa saad sinna kaevu sisse oma muljed ja mõtted rääkida ja see kaev viib need mõtted seina sisse. Kuidas see täpselt käib, ma praegu pikemalt ei seleta, aga saate minna avastama. Aga selle kaevu ma tahtsin sisse tuua, kuna see oli ka konkreetselt lastelt saadud idee. Ja päris mitmed lapsed, kes on osalenud selles projektis, on tulnud vaatama seda näitust ja kui me juba installisime ja öelnud, et ma näen, see oli minu idee, siia mina panustasin. Ja see selline oma nagu osaluse tunne on ka miski, mis ma arvan, on neile päris oluline olnud. Aga ma lähen siit selle teose juurest veel ühe näiteni, ma jõuan jagada natukene, te saate täna rohkem sellest teada juba, vähemalt need, kes lähevad fotoprojekti töötuppa. Sigrid Viir, Kristiina Hansen ja nende klassipiltide projekt on teine selline nagu tõeliselt suur ettevõtmine olnud, kus nad läksid siis meie partnerklassidele külla, intervjueerisid kõiki lapsi individuaalselt, peaaegu paarisada last. Ja nende intervjuude ja töötubade tulemusel panid kokku teemad, kuidas teha klassipiltide fotolavastused. Siin ma näitan teile mõnda momenti protsessist, siin on näiteks Miina Härma koolis, kus teemaks oli, kui ma saaksin ise koolimaja ehitada, siis millise ma ehitaksin ja siis sellel teemal kokku pandud fotolavastus. Ja siin meile vist juba nüüd tuttav koht, kus me oleme, Palupera kool ja Palupera kooli
klassipildi teema oli siis, et kelle või mille ma võtaksin pildile kaasa, kui mul oleks võimalik. Ja väga palju võeti siis loomi, väga palju taheti võtta ka oma lähedasi, et me saime aru, mis on nendele lastele oluline ja et see klassipilt võib juba seda ka näidata. Nii et selle projekti puhul mulle tundub, mida lapsed said teha, on oma individuaalsust sinna pildile kaasa viia. Me saime ümber mõtestada ühte sellist koolielu rituaali ja läheneda sellele nii, et lastel oli väga suur loov roll ja panus sisuliselt sellesse. Kiiresti siin lähen mööda ka mõnest tulemusest, kui ma oleksin värv, mis värv ma oleksin Põlva kooliga klassipilt siis. Ja siin ka see Palupera foto. Küsige kunstnikelt, kuidas see võimalik on. Nii, aga ma tahtsin teile näidata ka ühte videoklippi, aga selleks praegu aega ei jää. Aga kui te näitusele lähete, siis seal on tegelikult ka päris paljude laste kommentaarid just nendest protsessidest, et seda on väga põnev kuulata. Ja mina tahan lõpetada sellega, et see projekt ei ole kuidagipidi praegu läbi saamas, et see näitus on avatud, muuseumitunnid tulevad, info saab varsti ka kõik üles, mis veel sügiseks ei ole üleval. Meile saab alati kirjutada ja meil on väga hea meel toetada ka teie ideid, kui teil on mingisugused mõtted, et te tahate kunstnikega koostööd teha, aga te võib-olla ei tea, kust alustada. Et need on lihtsalt mõned näited, aga see võimaluste väli on lõputu. Mina siitpoolt tänan.